Kas teate, kuidas turbolaadurit oikeasti lahendada ja millele tuleb tähelepanu pöörata, kui tegemist on elektrilise käituriga mudelitega. Aga te ei pea muretsema, Nisensi eksperdi aitavad teid. Elektrilliselt käivitettävät turbolaadurit on täystetyt turbolaadurimudelit. Sellinen käivitäminen takaa turbolaadurissa toimiva heitkaaside voolu paindlikku ja täpse juhtimise. Voimaldades nii turbolaaduri voi mendust valju paremmin ja kiiremmin juhtida. Tänä vahetamme selles BMWs sellise turbolaaduri väliä. Ennen niisuguse täystatut komponentin väliavahetamista tuleks kindlasti väliä selgitada selle rikkepohjus. Korvaldada tuleks koik rike alkpohjust, kasutage oma diagnostikasiadmeid, et turbolaaduri torkeet kontrollida. Viike läbi pohjalik obdiagnostika, sest selle EQV-koodid aitavat teil probleemit kiiresti tuvastada. Otsige varasemaid EQV-koodeja vahetage väliä koik komponentit, mis vajavat väliavahetamist. Kontrollige elektriyhenduse pesa ja juhtmestikku. Kontrollige, kas käituripistik on turvallinen, samuti otsige kahjustusi, moottorikahjustusi voi valesti yhdennetut juhtmeid. Selle auto turbolaadur on täielikult töötamast lakanut. Ja sellel on mitu pohjust. Esimene ja koige olullisemon turbolaaduri volli teljesuunnallinen lotk, kuulake seda heli. Ja vaadake, kui lotivi on vol. Sellel on erinevaid alkpohjuseid. Se voi olla heitkaaside ylimääräinen vasturohk. Se voi olla ylevoimendus, mis tuleneb turbolaaduri epäkorrektsest reguleerimisesta. Se voi olla kavolli nouete kohdaselt olitamatta jätminen. Ja teiseksi kannattaa se turbolaadur käituri ja soiduki elektronika vahellise epäkorraparase suhtluse ol. Aga ennen kui hakkate käiturit sydistama, venduke, et se saab vabalt liikuda. Voi juhtuda, että monet piirangud turbolaaduri sees, näiteks vensysteemi, sisemaist ummistuset, ei võimaldagi käituril korralikult töötada. Sellisel juhul tekiks suur voolutarbimine, käiturisise reduktori ja mootori märkimisväärne ülekuumenemine ning loppukokkuvõttes läheks süsteem rikki. Aga ikkagi, käitur ei saa olla alkpohjus. Alkpohjus voi peituda ventmehhanismis. Seega tuleb kindlasti välja selgitada, mis teie turbolaaduri tappis. Turbolaaduri eluiga on sama pikk kuin mootoril, mis tähendab, että turbolaaduri vahetamisel on absoluutselt esmatähtis venduda, että koik muut systeemit soiduki turbolaaduri ymber töötävät korralikult. Venduge, että ei ole ylimääräistä vasturohku ja ette olete kontrollinut koiki auto heitkaaside ja heitkaasitööt luse seadmeid. Venduge, etkä OU sisselaske systeem sealhulgas filtrikanalit on töökorras. Oli liikuminen turbolaadurisse, sellest väliä ja turbolaaduri sees on samuti korras, nagu ka elektrisysteem. Ja kui koiksi on kindlustatud, siis voitte olla kindel, että teie turbolaaduri paigaldaminen tuleb edukas. Kui koik se on kontrollitud ja tehtud, voitte minna järgmise sammu juurde ja alustada turbolaaduri paigaldamist. Ja alustada tuleb sellest siin. Kuigil Nisensi turbolaadurite karpidel on QR-kood, mis juhatab teid samsammulise paigaldusjuhendi juurde. Lisaks webiversionille on igas Nisensi turbolaaduri karbiska trükitud paigaldusjuhend. Ja mis koike tähtsam, ärge kunagi hoidke kokku paigalduslisade pealt, mis on turbolaaduri korrektseks paigaldamiseks vajalikud uus mootorioli, ohufiltrid, olifiltrid. Žavažadusel alati monetti hendit, torud, monikordisegi vahejahuti, kui eelmine turbolaadur kinni jooksis. Lisaks turbolaadurisse ja turbolaadurist väliä jooksvat olivoolikud, need on väga kriitiliset osad ja kui te arvate, et neid saab ilmselt enne paigaldamist puhastada, siis vahel on niid väga keerulise kujuga nagu nitsin ja nende puhastamine on peaaegu võimatu. Seega on parem nende osade pealt mitte kunedada, sest niid kindlustavad turbolaaduri heitervis. Pidas mieles, et oli ei ole ainult turbolaaduri olitamiseks, vaid ka süsteemi sees paiknevate kiiresti pöörlevate elementide jahutamiseks. Seega ei tohi oli süsteemi ja turbolaaduri vaheliste voolikute pealt mingil juhul kokku hoida.
kindlustaa sobiv elektrilise käituriühendus. Oikea ühendus ekuga on turbo-optimaalseks tööks hädavajalik. Veenduge, et kaablite isolatsioon, ühenduspesa ja pistikud on heas seisukorras ning niiskusest ja prahist vabad. Käsitsege kõiki komponente ettevaatlikult. Kontrollige opsüsteemi abil, kas elektriline käitur töötab korralikult. Jälgige, kas selle old liigub vabalt ning ei tekita katlasi helisid. Ja nüüd on viimane samm teie elektriliselt juhitava turbolaaduri aktiveerimine ökosüsteemis. Kasutad selle aktiveerimiseks sobivat protseduuri. Seejärel kontrollige ülejäänud torkeid ja kõrvaldage neid. Kui see on tehtud, tehke provisioonid. Kui vajate turbolaadurite paigallamise kohta rohkem tehnilist teavet ja teadmisi, külastage veebisaiti nissens.com experts.